Tere tulemast Kultuurikillu Pesakästi 9. episoodi. Minu nimi on Kristin. Mina olen Paula. Ja täna me oleme siin päris jõuluvanaga. Tere! Ma peaks vist ütlema ho-ho-ho. Ehk siis me alustame üldse sellest, et kust tuli teil soovi idee üldse hakata jõuluvanaks? See idee tegelikult sündis väga lihtsalt. Kogemata, kui õigem oleks veel lausa öelda, et minu hea sõber palus korraks päästa teda ennast välja, et tal oli vaja enda lapse lasteaiarühmas jõuluvana. Ja ta ütles, et ma ei saa minna, ma olen tööl, aga ma annan sulle kõik kostüümid, asjad, et lihtsalt mine tee see suts nagu ära. Ja ma olin mingi, davai, et mis seal ikka on. Ja see osutus siis see üks sutsakas osutus selleks, et samal aasta tegime kõik ülejäänud lasteaiarühmad veel samas lasteaias ja tuli veel juurde ja siis ma mõtlesin juba, et aga mulle endale see väga meeldis ja siis mõtlesin, miks mitte siis natukene pikemalt seda asja teha ja tänaseks teen ma seda 12. aastat. Väga äge algus ühele jõuluvana karjäärile. Millised omadused peavad ühel heal jõuluvanal olema? Üks mu sõber tahtis ka teada, et kuule, kui ma tuleks sulle appi jõuluvana tegema, siis ma vaatasin talle otsa ja ütlesin talle, et sina ei sobi selleks tööks. Ja tegelikult nii ongi, kõik ei sobi selleks tööks. Et esiteks, see kõlab hästi veidra lausina, eriti aastal 2025 meesterahva suust, sulle peavad lapsed meeldima. Et sa pead lastega hästi läbi saama. Ehk siis, et võtame kas või seda, et kui keegi tuleb lastega külla, siis see ei ole mingi lapsed, vaid pigem nagu lapsed. Ja selle töö üks võib-olla kõige olulisemaid nüansse on see, et inimesi tundmata, lapsi tundmata, sa pead oskama nende silmadest lugeda, mida nad mõtlevad, mida nad tunnevad sellel hetkel. Ja võib-olla see on minu selliseks väga suureks tugevuseks. Et ma vaatan lapsele silma ja saan aru, mida sellel hetkel on vaja talle öelda või kuhu teda suunata. Et aga jah, kõige olulisem on see, et sulle peavad lapsed meeldima. Jah, ma arvan, et ise kunagi väiksena jõuluvana nähes, ma arvan ka, et jõuluvana ikkagi võiks olla siuke ergas ja tahtma teha, mida ta teeb. Kas teie arvates jõuluvanaks olemine on pigem raske või lihtne töö? Jõuluvanaks olemine, see sõltub sellest, kas sa teed tööd, kas sa teed seda raha pärast või sa teed seda sellepärast, et sulle meeldib see. Mina teen seda sellepärast, et mulle meeldib see ja kui ma saan selle eest natukene ka lisateenistust, siis see on tegelikult puhas boonus ja ma ei ole kunagi seda otseselt teinud raha pärast. Ühel aastal ma läksin, raha peale välja ja aus vastus on see, et ma põlesin väga kiiresti läbi, sest kuidagi see rahanumbrid lõid nagu silmad ette. Ja lihtsalt oligi, sa lähed nagu üks keika, teine keika, pidu ja sa lõpuks oled nii läbi endaga, et sul on lihtsalt, sa ei taha ühtegi jõulupidu enam näha, jõulukella kuulda, rääkimata luuletustest, salmidest. Et see on väga oluline teha seda armastusega või siis entusiasmiga, nagu öeldakse, et more energy, more passion ja kui passion hakkab kaduma, siis tõmba pidurit ja võta lihtsalt paus. Väga hea ja aus vastus jõuluvanalt. Millal algab jõuluvana jaoks jõuluhooaeg? Kas see kestab aastaringi või millal teie jaoks algab ja millal läbi saab? Minu jaoks algab see tegelikult pärast jaanipäeva. Nii veidar, kui see ka pole, et esimesed, tuleme korraks päris maailma tagasi, esimesed päringud tegelikult tulevad juba juulis, kus siis suuremad sündmuste korraldusagentuurid hakkavad kirjutama, et meil on juba planeeritud selle firma jõulupidu, selle firma see, et väga targad inimesed broneerivad omale jõuluvana juuli algusest ja selline suurem päringute tulv tuleb võib-olla
tahaks öelda 2. septembrist, noh, 1. saadame need pisikesed pudinad kooli, on ju, 2. on aega päris asjadega tegeleda, et siis hakkab selline, ütleme, suurem nii-öelda päringute arv tulema ja kui on vajadust reklaamide järgi, siis need tegelikult paneme tööle 1. oktoobrist. Need lähevad maksimum 6 aega need jooksevad ja jah, need jooksevad Facebookis, ärge muretsege, lapsed ei näe neid, aga seal on täiskasvanud need vanad inimesed, eks ole. Ja selles mõttes, et 1. detsembriks tegelikult ei ole enam midagi pakkuda. Ehk siis puhkus on jaanuarist juuli alguseni. Aga kuidas te ütleksite, et kuna kutselise jõuluvanasi tuleb iga aastaga aina juurde, siis kuidas teie kindlustate, et te ikkagi saate tööle oma ametiga? Tegelikult ma ei ole, nagu ma enne mainisin, ma ei tee seda otseselt raha pärast, et kui tuleb, siis tuleb, näiteks ma ennustasin, et sellel aastal tuleb rohkem nii-öelda, ütleme siis jõuluvana pidusid, aga tegelikult on vähem kui eelmisel aastal. Naljaks käibemaks mängib selles väga suurt rolli ja igasugused automaksud ja kõik maksud, mis meil tõusnud on. Ja see on okei, sa pead sellega leppima. Ja see, kui konkurente juurde tuleb, minu jaoks on see ainult tervitatav, et näiteks ma ise ka väga tihti professionaalsest huvist käin erinevates siis ütleme kaubanduskeskustes või pidudel. Kui ma näen seal jõuluvanasid, siis ma ei lähe vaatama mingi, oh my god, mingi jälle jõuluvana. Ma pigem analüüsin teda, mida tema teeb, kuidas tema teeb, äkki mul on temalt midagi õppida. Et näiteks nüüd just nädalavahetusel oli ühes kaubanduskeskuses jõuluvana, mul enda laps läks temaga pilte tegema, siis ma olin mingi, oota, ma lähen räägin temaga juttu ja siis ma tegelikult katsusin seda kostüümi, et mis materjalist see on, et ta nägi väga hea välja ja et ma ei võta kunagi konkurendina, vaid pigem sellise, ütleme, tahaks öelda inspireerijana, ehk siis jah, mulle selles mõttes kõlab ülbe, et mul ei ole konkurente, mul on kolleegid. Kui palju maksab üks jõuluvana kostüüm või kogu see varustus, millega teie ikkagi ringi käite? Ütleme siis, teie isiklikult näete siin seda kohvritäit, siis tegelikult see kohvritäis on ümardatud selline 1500 eurot. Et jah, loomulikult saab kordades soodsamalt. Ma ütlen, ma alustasin ise, kui ma alustasin jõuluvanana, siis mul oli ka selline see sama kõige esimene pidu seal lasteaias, seal oli tõesti võib-olla selline 25 eurone Prisma kostüüm, on ju. Aga ma tundsin ennast sellest ka halvasti ja siis ma otsustasin, et ma rendin Linnateatrist kostüümi. Juba see maksis, et see kostüüm annab ka mulle endale väga palju nagu enesekindlust, et on ikkagi selline võib-olla meetod näitlemine, et sa oled nagu karakteris rohkem. Et jaa, internetis saab ka tellida väga palju variante, kusjuures sa pead teadma, kus internetist seda leida, sest need demo omad, it's a no-go for sure. Et minul on isiklikult lastud teha õmblejal täpselt minu mõõtudes ja kangad on valitud. Näiteks pealmine kate on muideks kardinariie tegelikult. Et lihtsalt leida see õige värv, see, kuidas, võib-olla ma olen selline perfektsionist ka, et nagu ma tahan, et vaatame näiteks seda kardinat siin, on ju, siis see ei ole minu vibe, on ju, et nagu ta on punane, teie just kui näete, aga võib-olla kui nüüd jõuluvana sellisena tuleks, siis ta oleks mingi, ei ole päris see. Et kanga otsimine oli nagu tülikas töö ja kanga ostmine oli kulukas töö. Aga te enne mainisitegi, et jõuluperioodil on tavaliselt külaskäike ja pidusid hästi palju, aga kuidas hoiate siis ise jõulumeeleolu, kui päevad ongi pikad ja väsitavad? Minu jõulumeeleolu tegelikult tuleb väga lihtsalt, kõik need samad peod ongi see, et need juba ka selles mõttes süstivad seda holiday vibe'i või jõulu vibe'i ja paratamatult sõidad ju autoga linnas ringi. Not sponsored, aga Star FM aitab kõvasti.
et kuuled jõulumuusikat, paned Spotify'st midagi mängima. Ma ei tea, kuna mul on omal kodus 2 last, siis tahaks öelda, lapsed ka kindlasti aitavad kaasa, et ja ma lihtsalt olen ka selline jõuluinimene, et see on, tahaks öelda, võib-olla ma olen sündinud sellega, võib-olla on see ajaga tulnud, aga see on ka väga oluline, et sa ise oleksid ka pühade inimene, mitte et sa käid 24/7 ringi ja oled Grinch. Kuigi ma tahaks väga Grinchi ka mängida, sest see on niisugune täiesti nii-öelda teispoolne asi, et olla võib-olla veidike selline pahur ja kuri, aga tegelikult see on ka huumor omaette. Kas te samastute kuidagi Grinchiga natukene? Minus on, ma ütlen, mõlemad on tegelikult karakterid, mõlemad on rollid ja Grinchiga ma samastun selles mõttes kindlasti, et ma päris elus olen võib-olla selline, kuidas nüüd kõige õigem sõna on vist öelda sassy, et ma lihtsalt ei hakka ropusti siin ütlema, et sassy on kõige leebem sõna, mis ma suudan praegu leida. Et ma olen minu huumor on hästi terav. Ja et selles suhtes ma oleks imeline Grinch, ma tean, et andke veel ainult hea kostüüm selga ja let's go. Aga eestlased ei ole veel selleks valmis, et kujutage nüüd, võtke kas või ise ennast ette, te olete võib-olla 10 ja siis teie ema, isa on siis Grinchi tellinud koju, sest võib-olla te olete väiksed tiivad kodus ja teie vanemad on otsustanud, et õpetame neid ja siis tuleb mingi roheline vend, võtab teie kingid kuusalt ära, et kes neid teraapiaarveid jõuab pärast taguda, et tegelikult on see selles mõttes jällegi, lähme päris maailma tagasi, et veits trauma. Kas te ütleksite, et teie terav huumori meil kuidagi mõjutab ka, kuidas te lastega räägite? Selles jõuluvana rollis ongi tegelikult 2 nüanssi, mida väga paljud võib-olla millele paljud inimesed ei mõtle. Teie, kui te näete jõuluvana, siis kellele jõuluvana suunatud on? Küsimus teile. Ma ütleks ikka lastele. Ma ütleks ka pigem väiksematele. Aga kes maksab? Vanemad. Seega, minu töö on tegelikult meeldida mõlemale poolele. Ehk siis üks asi ongi see, et jah, ma lihtsalt võtan teid, eks ole, et kui te olete väikse lapsed, et teie saaksite oma kingid, te tunneks ennast turvaliselt, teil oleks hea meel, et jõuluvana tuli, kui te kingi saate. Aga teine pool on see pool, kus vanemad mängivad väga suurt rolli, sest lõpuks vanemad, nagu sa ise ütlesid, maksavad tegelikult selle arve. Ja just eile ma käisin ühel peol, kus jällegi ütleme, et teie 10-aastastena ei kirjuta mulle kodulehele tagasisidet, aga teie vanemad ju kirjutavad ja see on jällegi minu jaoks oluline. Et jah, mõlemale poolele peab meeldima. See on väga huvitav vaatenurk, mina pole kunagi jõuluvanast niimoodi isegi mõelnud ja jõuluvanad tööst. Meieni on jõudnud info, et jõuluvana jaoks on aasta kõige olulisem päev 24. detsember. Kuidas see päev teie jaoks välja näeb? 24. detsember minu jaoks sellel aastal, 2025 aastal, näeb välja selline, et ma olen esimest korda kodus enda lastega. Ehk siis 11 aastat olen ma tegelikult 24. ära läinud kodust. Niimoodi, et ma lähen ära kell 3 päevaeg ja mis päev, kell 3 on jumala pime, ja tulen tagasi selline 11:30 õhtul, kell 12 öösel. Lapsed on suhkrunajal üleval ja siis ma tulen koju, ma söön, me avame perega kingitused ja ma lähen magama. Ja ongi kõik. Et see oli nüüd sellel aastal ma otsustasin esimest korda, et ma ei lähe tööle ja siis mul abikaasa ütles, oot. Et võib-olla see siiski lähed, ma olin mingi nii ja siis tal tuli üks väike mõte, ehk siis me panime 24. õhtuks, me panime sellise hinna, et kui keegi nüüd tahab
siis vaat selle summa eest ma lähen. Aga see ongi täpselt see üks ots, on ju. Kuigi praegu on 2 päringut täpselt sellesse aega ja nad ei ole complaininud hinna üle. Et siis ma olen, oh my god, kas ma peangi minema. Et jah, et siis kui ma juba lähen, siis ma teen vähem tööd ja saan tegelikult sama raha. Et vaatame, kuidas see läheb, aga praeguse plaani järgi ma olen kodus enda lastega. Kas teie töö viib siis teid üle terve Eesti või kas te tegutsete peamiselt ikkagi Tallinnas? Mina olen enamasti, ma nimetan Harjumaa, juhus nagu Harjumaa on küll suur ja lai, aga Tallinn, Harku vald, Rae, Peetri, Viimsi ja nagu Tallinna linn, siis kõik, mis sinna läheb, Pelgu ja Vanalinn. Et jah, tahaks öelda, Viimsist kaugemale ma ei lähe. Kuidas teie lapsed suhtuvad sellesse, et isa ei ole 24. kodus? Et kas nad on natukene kadedad, natukene armukadedad, et issi läheb teiste laste juurde külla? Mul lastega selles mu täna veel 4-aastane tütar ei tea, kes ma olen ja mida ma teen. Aga mu 10-aastane veel, saab kohe 11 poeg, oli 3, kui ta sai aru. 3-aastased said aru. Ma jäin talle vahele, sest ma tegin iseenda kodus, tegin meil sõbrad külas ja ta vaatas mulle silma sisse, nagu silma vaatas ja ta ütles, issi, mul ei mingi tämit. Aga nende jaoks, võtame siis selle 10-aastase, tema jaoks on see, selles mõttes see on okei, see on töö, et ma lähen lihtsalt tööle. Et sama hästi ma võin öelda, et ma lähen õhtut juhtima, ma ei tea, mingi kuskile nagu firma üritusele, et ma teen ära ja tulen tagasi. Et pigem seda võib-olla sellist kurbust asja ei ole, et sellel väiksemal tüdrukul siis oli tõesti, et kui sissi on, millal issi tuleb, millal jõuluvana tuleb. Ja me ise 24. tellime ka, nagu mu naine on tellinud jõuluvana. Ma arvan, et mina oleksin küll väiksena väga õnnelik olnud, kui ma saaksin teada, et minu isa töökoht on see, et ta toob lastele kinke. Et see oleks väike flex, et by the way, mu issi on jõuluvana. Ja mina saan öelda, et minu isa toob ikka kõige lahedamaid kingid ja viib neid üle terve Harjumaa siis, aga ikkagi Viimsist väga edasi ei lähe. Milliseid naljakaid või huvitavaid soove on lapsed teile avaldanud? Nii, keskendume naljakale ja huvitavale soovile, sest töö lastega on tegelikult emotsionaalselt väga selline, kuna ma olen väga südamlik inimene, võib-olla ei jää seda muljet kaugelt ja meedia vahendusel, et tegelikult on see päris raske, aga võib-olla naljakad, tegelikult ei ole, lastel on hästi realistlikud soovid, et võib-olla siin samas, kui siin 2 last läksid mööda, et klassika selline, tahaks uut iPhone'i ja nii edasi, et või võib-olla sellised kaasaegsed moodsaid asju, et nagu ma ei tea, keegi tahab Plesa 5 või ma ei tea, Robloxi raha või et see on nagu selline, ma tahaks öelda minu jaoks standard, see ei ole minu jaoks mitte midagi uut, lihtsalt need asjad muutuvad ajas, et ongi, kes tahab läpakat, kes tahab kõrvaklappe nagu, aga siis on teine pool on võib-olla selline kurb pool, et võib-olla see podcast ei ole rääkimaks seda kurba poolt, et see on see, mis vahest nagu võtab endal pisara silma. Kingituste lainele minnes, milliseid kingitusi jõuluvana kõige enam hindab ja milliseid kingitusi tema näiteks jõuludeks on saanud? Mina isiklikult ei ole asjade fänn, et ma olen, ma saan aru, telefon on ka asi, laptop on ka asi, aga see on vajalik asi, ehk siis kui keegi mulle telefoni kingib, see on minu jaoks töövahend, eks ole. Kui keegi mulle Porsche kingib, siis see on ka töövahend. Ma olen emotsioonide ja elamuste austaja. Et minu jaoks, mis on parim emotsioon, minna reisile. Tai, Ameerika, ehk siis igasugune
reisimine minu jaoks on, et kas või Eestis, nii, me lähme nädalavahetuseks Saaremaale, sest miks ka mitte. Täpselt kas või seesama asi, et neljapäeval keegi ütleb mulle, nii, homme lähme Saaremaale. Jumal okei, elamus, emotsioon. Käia erinevatel pop-up näitustel, just käisime siin näiteks Art of Brick, vist oli see mingi Lego näitus, et nagu see on lahe, see on nagu emotsioon minna sinna perega ja mina väärtustan, teine asi kindlasti ongi perega koos olemise aeg. Et tegelikult nii paljud inimesed istuvad ekraanis pidevalt, et seda perega ühis olemise aega on nagu päris vähe, nii et minu üleskutse kõikidele, et palun veetke perega aega rohkem ja seda mitte ainult jõulude aeg. Kui on juba esimesed metsmaasikad valmis, minge metsa maasikale, sest miks ka mitte. Ja kas ma võin üleskutse teha või siin? Loomulikult võib. Võtke omale järgmise aasta motoks lause, mis minu moto oli see võib-olla 5 aastat tagasi. Aga miks ka mitte? Nii lihtne. Aga miks ka mitte? Proovige lihtsalt seda, et nagu, ma ei tea, lähme jala Selverisse, mis sest, et see on võib-olla 2 kilomeetri kaugusel, siis ja kui keegi küsib, et miks, siis ütle, aga miks ka mitte? Ma ise rakendasin seda kodus, võtsime siis naisiga kokkuleppe, et davai, teeme siis selle aasta selliseks. Ütleme nii, mul see vanem poiss õppis kiiresti omandama, sest ta oli mingi, nii, nüüd lähme ostame mulle uue jalgratta. Ma mingi, miks? Aga miks ka mitte? Et lapsed on selles mõttes väga nutikad ja väga tublid. Aga lihtsalt proovige, kas või mingi periood, et tuleb meelde, suvi, kõige parem aeg. Teie ka suvel koolis olete, ei ole, võiksite ju tulla. Aga miks ka mitte? Aga miks ka mitte? Filmides ja erinevates seriaalides on hästi palju näinud, et jõulud on siuksed hästi ekstravagantsed, et kingitusi on kuhjaga ja et kõike paremat saab süüa. Aga kas teie arust on minimalistlikud jõulud paremad, et lapsed saavadki näiteks selle ühe asja, mida nemad päriselt tahavad, või teie usute ka seda, et ikkagi kingikuhi on kõige parem asi jõuluhommikul? Nagu ma ütlesin, emotsioonid ja elamused on kõige olulisemad minu jaoks. Ma räägin enda pere seisukohalt, me räägime niimoodi, et meil kõikidel on kindel arv, ehk siis üks kingitus läheb jõuluvanakotti, üks kingitus läheb kuuse alla ja kui keegi toob midagi, siis ta toob, aga et me ei ole isiklikult need, nii, nüüd sulle plesaviis, siis AirPod Max, need suured kõrvaklapid, aga miks ka mitte väike läpakas, või meie ei ole sellist, me ei ole asjade fännid. Aus vastus, need asjad ei tee teie lapsi õnnelikuks. Psühholoogilised osade laste jaoks on asjad sellised, et lastel on nagu see asi, et kui ta saab mingi asja, mida ta on tahtnud, siis talle kuskile jääb mulje, et nüüd mu vanemad armastavad mind. Aga see on selline lühiajaline nagu selline, ütleme, dopamiinilaks, okei, ma sain selle kätte, nii, ma sain selle asja kätte, selge, mu vanemad armastavad mind. Kolmapäeval on see nii-öelda hai on kadunud ja siis ta tahab juba järgmist asja ja järgmist asja ja järgmist asja. Et tegelikult asjad ei tee õnnelikuks. Ma saan aru, on vajalikke asju, aga sellist, tahaks öelda mingit träna, pigem ei ole vaja. Aga kas te arvate siis, et laste jõulurõõm kaoks, kui kingid neilt ära võtta? Jõulurõõm, ma arvan, kaob rohkem siis ära, kui süüa pole. Sest tühja kõhuga oleme me kõik kurjad. See on jällegi, paratamatult me peame vaatama meediale otsa, me peame vaatama otsa kaubanduskeskustesse, kus ongi sellist osta nagu nii-öelda siis kampaaniaid. Et see välismaailm hästi palju nagu survestab ja võib-olla isegi see survestamine nagu paha sõna, aga peseb meie alateadvust, suunab meie alateadvust. Et
kui te käite ka näiteks ringi kuskil mis iganes kaubanduskeskuses, siis vaadake lihtsalt ringi, te näete iga pool nii, kas sul õele on kink, aga vennale, aga isale, aga emale ja nii edasi. Ja siis alateadus hakkab teile, oh my god, äkki talle oleks vaja. Aga võib-olla tal ei ole vaja. Tal ei ole seda suvalist kulinat. Võib su isal ei ole järgmist püksirihma vaja. Tal on neid juba piisavalt. Praktiliste asjade poolt ma olen väga a la sokid. Sest ma räägin jälle meesterahva perspektiivist, sokke kulub alati ära. Et jah, ma isiklikult olen elamuste fänn, et minu pärast kas või võtke 15-minutiline, ma ei tea, Lamborghini sõit, et see on juba kas või, see nagu maksab, eks ole, see ei ole odav lõbu, aga see on emotsioon, sul on pikalt nagu midagi, millest rääkida. Jõulurõõmust, jõuluvõludest rääkides, ma arvan, et teil on kindlasti ette tulnud mõni olukord, kus laps tuleb tõsimeeli teie juurde ja ütleb, et enam ei usu jõuluvana ja erinevaid jõulurõõme. Kuidas see sellises olukorras, kuidas te reageerite sellele, mida te teete selles olukorras? Väga hea küsimus. Õnneks mul ei ole väga sellist asja olnud, sest ma lihtsalt olen oma töös ilmselt väga hea. Kui teie nüüd tuleks, siis ma juba näen, et te olete suuremad, eks ole, vanemad, teil on ajud, aga samas ma nagu, ütleme, teie puhul nagu ongi see, et ma keerutan ennast välja huumoriga. Aga väiksemate jaoks tegelikult see ei ole oluline. Ma räägin, mul ei ole sellist kogemust olnud, et võib-olla ongi selline, kui teie mind nägite, et ma ei ole selline traditsiooniline XXL suuruses jõuluvana ja mul on ühe korra üks naisterahvas öelnud, et issand jõuluvana küll ekstra kõhna. Mis te siis nagu vastaksite? Mis teie teeks selles situatsioonis? Ma arvan, et mina võtaksin küll südamesse, et nad arvaksid, et jõuluvana peab XXL alati olema. Ma arvan, et ma prooviks seda olukorda natuke huumoriga lahendada. Ma arvan, et see oleks kõige parem välja tee. Mina ütlesin seda, et mul on ketodieet. Ja tegelikult oligi see, et see üks lause, mis ma ise sekundiga välja mõtlesin, oligi see, et täpselt, et tegelikult jõuluvana ei pea olema XXL, sest meil on moodne ju olla tervislik, vegan, ketodieedid, igasugused Ozempikud tahtsin öelda. Et ei pea olema alati suur ja et seda enam kui lapse vanemad ütlevad lastele, ma ei tea küll teie vanemad ütlevad, nii trenni, et liikumine ja siis jõuluõhtul tuleb sulle mingi XXL vend sinna, et nagu see on jälle nagu siuke vastuolu tekib mingis mõttes, et mina ütlen ausalt, käin 3 korda nädalas trennis ja olen fit, sest tihtipeale ma pean tassima väga raske kingikotte just nende asjade pärast. Et just oli vanalinnas üks pidu, kus ma pidin jala 5. minema 2 kingikotil, see oli jõhkralt raske ja selleks pead sa olema füüsiliselt vormis. Nii et ma päriselt mõtlen selle XXL suuruses venna peale, kes peaks need üles tassima, et sul võhma ei ole. Jätkates siis natukene negatiivsemal lainel, kas teil on jõuluvana olnud ka ebameeldivaid kogemusi, mis jäävad teile alati selleks meelde? Jaa, mul on ka selline asi nagu blacklist ja auga kuulub sinna 2 inimest siis, julgeme öelda. Üks, kes jätsi arve tasumata, öeldes, et ma ei tea, igav oli. Aga tegelikult nagu ma ju näen koha peal olles, et nagu ei olnud ikka nii igav küll. Ja siis teine oli selline, kes oli üks pidu ja ta oli eelnevalt küsinud, et kui kaua jõuluvana külastus kestab. See oli siis 24. ja meil automaatne vastus on, et kuni tund sõltuvalt inimeste arvust. Samas võtame, kui nüüd ma tulen sinu juurde, oledki ainult sina ja võib-olla su vend, siis mul ei lähe seal tundi ju. Mida ma teen seal tund aega teiega? Ja siis see pereema oli siuke, aga võt, mulle nüüd öelda, et tund aega ja nüüd tee midagi.
aga tegelikult mul ju teised pered ootasid ja põhiline see, et need külalised, kes seal siis olid, need olid ka kõik siuksed nägud, oh my god, kui piinlik nagu, aga noh, kuna me siin oleme, siis noh, umbes võõrustajale vastu ei hakka. Ja siis mul oli ka nagu, oota, mida sa teed praegu? Ja siis ma sain aru, et ta ei lase mind sealt minema, ja siis ma selles mõttes mentali lõingi nagu, et heakene küll, on ju. Ja lihtsalt lasingi nagu peast nagu lahti, et okei, ma olen siis seni, kuni see tund täis tiksub nagu. Ja siis ma jõudsin autosse, ma helistasin kohe abikaasale, ütlesin, nii, blacklist lahti, see tädi läheb sinna. Et sa mingis mõttes pead olema inimene ja aru saama, et sa ei ole täna ainuke pere. Jah, sa maksad, see on okei, ma saan aru, aga mul ei olnud seal enam mitte midagi teha, nagu pildid olid tehtud, videod olid tehtud, kasside koertega ka pildid tehtud, et nagu mul on aeg lahkuda. Ei, sa nüüd istud siin, et see oli võib-olla selline üks kõige negatiivsemaid, mis tõesti väga meelde jääb. Täiskasvanud nüüd natukeseks kõrvale jättes, mida peab tegema üks laps, et blacklisti sattuda? Kui halb laps ta peab selleks olema? Oh my god, nii teravad küsimused. Ära kiusa lapsi, palun. Mitte midagi ei pea tegema. Tegelikult ei pea. Kes teeb jõuluvana töö raskeks, ei tee lapsed mitte kunagi. Lapse vanemad teevad. Et ma tahaks öelda ka kooli puhul au ja kiitus õpetajatele, et mitte õpetaja nagu selles mõttes õpetajate töö ei tee raskeks lapsed, vaid ennekõike lapse vanemad. Ma loodan, et õpetajad, kes te kuulate, et siis tahaks öelda, et au ja kiitus teile päriselt minu poolt. I feel you. Et ei, lastega on kõik okei. Et isegi näiteks, kui võtame, mulle tihtipeale tahetakse sülle toppida imikuid ja siis need emad tulevad mingi, et nii, ma panen nüüd umbes Manoola sulle sülle, need on ta esimesed jõulud, tored on 4-kuune. Ei, ära muretse, ta ei karju, ta just sõi piima. See on kõige hullem, palun võtta ta kohe ära. Sest kunagi ei tea, millal see piim sealt välja tuleb, see läheb mulle 6 peale, mul on kohe järgmine pidu otsa, mul ei ole aega seda pesta vahepeal. Et nagu sellised väiksed asjad, aga jällegi, ega laps ei ole süüdi, et ta piima välja ja kes ta mulle sinna toppis? Lapse vanem, Et mina saan isegi sellised, ütleme siis tütarlapsed, kes just eile oli jälle pidu, et lähed siis peresse ja siis on võib-olla sellised 15-16 tütarlasted tuleb see veel eriti ja on selline, oh my god, on nii cringe, on siin olla mingi, siis ka nendega ma saan väga hästi hakkama. Ma saan lihtsalt aru, et see on su hetk, et nagu see ongi siuke vaata, aga nagu palve, kui sa nüüd tunned ära, et sa oled see cringe tüdruk, siis nagu lihtsalt let it go nagu. Mine showga kaasa tegelikult. Et nagu lihtsalt tee seda oma õdede, vendade, vanemate pärast. Lihtsalt see võtab su elust nii vähe aega. Sa saad pärast minna enda tuppa ja chatis kõigile rääkida, kui cringe see kõik oli. Aga sul on siis ka pilte juba jagada ja siis võib-olla tuleb välja polnudki nii cringe, vaata. Igas riigis ja kultuuris on jõulud natukene erinevad ja teistsugused. Milline traditsioon või komme on teile kõige rohkem üllatusena tulnud või kõige veidram tundub? Minu jaoks kõige veidram traditsioon on Jaapan. Kas teie teate, mis on Jaapani jõulutraditsioon? Mida süüakse? Kui ma õigesti pakun, siis minnakse KFC-sse kana sööma. Jaa, see on lihtsalt nagu, kui ma seda lugesin, ma olin mingi, kuidas palun? Aga selles suhtes jällegi suur korporatsioon, mingi hea branding. Et mul oli eelmine aasta oli vahetusõpilane jõuludeks, just oligi Jaapanist külas ja tema mulle seda avalikustas. Mul oli mingi, sa teed nalja, see ei saa olla reaalne. Ja ta oli mingi let me show you pictures, ja siis ma olin mingi ebareaalne. Et ongi jõulumenü, tule võtta, et nagu inimesed seisavad järjekordi nagu reaalselt mingi mitu 100 meetrit, et oma kanaämbrit saada. Dear Lord, võta airfryer, tee ise seal nagu. Aga muul juhul väga nagu, väga ei ole sellist midagi ekstravagantset, et pigem võib-olla, no ma ütlen ausalt tunnistan muidugi, et ma ei ole nüüd süvenenud iga riigi jõuluajalukku.
et lihtsalt see Ameerika oma ka selline, et jõuluvana tuleb korstnast mingi, miks ta korstnast peaks tulema, kui sul on välisuks, vaata, et nagu why? Mis te ütleksite on olnud kõikide nende 12 aasta peale siis kõige liigutavam hetk jõuluvanaks olles? Oi, neid hetki on palju. On selliseid kohti tegelikult olnud küll, kus on peresid olnud, kuhu mind on siis tellitud ja noh, üldiselt näeb see välja niimoodi, et ma teen oma, ütleme siis etteaste ära ja hakkan justkui välja minema ja siis antakse mulle ümbrikuse kaartide vahel antakse siis tasu selle töö eest ja on olnud peresid siis, kus ma olen selle raha neile tagasi andnud. Sest ma näen lihtsalt seda keskkonda, ma näen neid inimesi, ma tunnen, et tegelikult see, tahaks öelda, see raha on justkui nagu kokku kraabitud mingite muude asjade arvelt ja siis ma olen öelnud, et jätke endale, et see on reaalselt võib-olla, mitte enam täna, aga 3-4 aastat tagasi on 1 nädala nagu toidukorbi raha, et ma lihtsalt olen selle raha tagasi andnud ja tegelikult lastel on väga palju öelda, sest jõuluvana on selline usaldusisik, kellele tihtipeale räägitakse asju, mida ma tegelikult ei taha kuulda. Selles mõttes, et need on nii südamlikud asjad, mida lapsed tahavad ja tihtipeale puudutavad need peret enne kõike. Et jah, neid hetki on, et ma ühtegi eraldi ei hakka välja tooma, aga jah, üldistatult, et olen käinud sellistes peredes, kus võiks finantsiliselt paremini minna ja siis ma aitangi omalt poolt kaasa. Mul praegu just tuli meelde üks pidu, kus ma jõulude käisin, kus siis lepiti kokku, et oli kingituse eelarve on umbes 50 eurot per inimene näiteks ja siis võeti see raha nagu rahana ja annetati siis kuskile heategevusse. Et see oli ka nagu väga lahe. See on tõesti hästi südamlik. Aga mis oleks siis teie üks soov inimestele jõuludeks? Üks soov kindlasti oleks see, et olge avatud selles mõttes kõige suhtes, et minu töös on, selles jõuluvana töös on oluline selline lause, mida ma olen alati öelnud, oska oodata ootamatust. See võib tähendada mida iganes, eks ole, et näiteks kas või praegu, kui me siin olime, et need 2 last läksid mööda, kas me teadsime, nad lähevad? Ei, nad ei teadnud, on ju. Või meie ei teadnud, on ju. Et just ole valmis selleks, mida sa ei tea, mis tuleb. Ehk siis inimestele täpselt samamoodi, kui midagi juhtub, olgu see siis hea, võib-olla on ummik pisut suurem, poes toidu järjekorrad pisut pikemad, las need olla. Äkki see on põhjusega, äkki sa pead seal kauem tiksuma, et lihtsalt laske meel vabaks. Ma arvan, et sellisel südamlikul toonil oleks kõige õigem pesakäest nüüd kokku tõmmata. Meie täname. Suur aitäh meie jõuluvanale